Mis sellel põneval maastikul vahepeal muutunud on? Et võib-olla alustamegi sellest, et siin igapäevaselt valdkonnas tegutsevad inimesed natukene räägivad, mis on viimase aasta jooksul peale selle, et käiku on tulnud suunamudijate sõna, valdkonnas muutunud. Võib-olla Kairi alustab, et muidu Aleks on liiga soe juba. No ma arvan, et suht palju on muutunud, et kui sa oma Instagrami feedi vaatad, siis tõepoolest neid, mis sa ütlesid, hobuse poosiga pilte on päris palju, jah? Eks meil on tõepoolest täna jõudnud see hetk kätte, kus ettevõtted saavad aru, et mõjuisikutega võiks koostööd teha. Kahjuks me oleme suhteliselt selles olukorras, kus väga paljud turundajad ütlevad, et see üldse ei tööta. Ehk siis kahjuks ei ole see hetkel veel väga strateegiliselt läbimõeldud kanal ja koostöövorm. Rahakaret, mis sinu elus on muutunud viimase aasta jooksul suunamudijana? Ma tahaks ka öelda, et tore on kõike näha, aga ma ei näe seda maskat mitte midagi, siin on ka nii kehv hingata, et kui ma olen tükk aega vait, siis ma olen lihtsalt juba pilditu ja minestanud, aga ma ei oska öelda, et mina ei ole suunamudija, ma olen lihtsalt blogija. Ja see, kui minu keegi tuleb mingit koostööd tegema või raha pakkuma, siis raha ma võtan vastu ja siis selgub, kas see koostöö ka nagu ellu läheb või juhtub pärast, et see minuga on alati siuke väike gamble, et you never know, mis tulemus on või kas üldse tulemust on. Okei, selle juurde on väga hea hetke pärast tagasi tulla, aga Aleks, tahad sa ka seda viimast aastat ja selle arenguid kommenteerida? No, ma olen näinud, et suht palju tegelikult on hakatud rohkem tegema, erinevaid kampaaniaid on rohkem proovima hakatud, aga siiski väga paljud teevad veel esimest korda ja Eestis ei ole veel nagu nii palju seda ekspertiisi, et kuidas seda täpselt nagu fokusseeritult teha, et tihti on see, et lihtsalt võtame mingi 10 tükki maksame neile ja vaatame, mis juhtub. Et vähesed teevad nagu seda hästi ja üritavad nagu rohkem mõõta ka, mis toimub ja võtta ka sellist pikaajalisemat perspektiivi, mis on oluline. Aga oskad sa võib-olla tuua välja kellegi, kes Eestis silmapaistvalt täna ikkagi influencereid kasutab peale siis Kairi poolt väga tugevalt üles ehitatud Sportlandi näiteks, et mille pärast ka Kairi sai siia paneeli kutsutud, et ma arvan, et tal on täna Eestis ühed parimad kogemused üldse influenceritega koostööga seoses, et kes sulle Aleks silma on jäänud? No Sportland juba mainiti, tegelikult ma ei tea, kas see läheb sinna alla, aga Nike ja nemad teevad ka eraldi hästi, siis Hooligan Hamlet on veid silma jäänud, nad teevad ka päris lahedalt. Ja siis Balsi on viimasel ajal tekkinud mulle ka nagu radarisse. Ja nüüd, ma ei tea, nagu selles suhtes jällegi uus näide, nad just alles lantseerisid, on see Sutu, ma arvan, neil nagu läheb ka päris hästi, sest et see huvi, mis sealt tuli, oli ikka nagu süksed rekordid purustus meil. Aga Rahakaret, kuidas sinuga on, et kellega sa oled tänaseks koostööd teinud üldse, millised on need brändid, kas üldse, sest ma tegelikult lugesin su blogis seda ammu aastaid tagasi kirjutatud tutvustust, kus sa olid minu meelest niisuguse lause välja toonud, et siit blogis sa ei leia koostöösid, et kõik, mis ma siin teen, on minu enda looming ja enda mõtted, et ma brändidega koostööd ei tee, et kuidas see tänaseks muutunud on? No eks see on muidugi muutunud, sest ma olen läinud ahnemaks, et ma teen küll praegu koostööd, aga vähe ja ma ütlen see iga kord ära, et mul on tegelikult blogis täna umbes 20 000 lugejat iga kuu ja kõik on sellised rahakad ja rikkad ja otsustajad ja mul on näiteks Anne Meresel ja Tanel Padar ja et saab kõikide rahakottide ligi minu blogi kaudu, aga ma ei ole pannud nagu mitte ühtegi eurot oma reklaamidesse ei blogis, Instagramis ega Facebookis mitte kuhugi. Et see kõik on olnud orgaaniline, need inimesed ise millegipärast tälitavad mind, et mis see põhjus on, ma ei tea, aga mulle meeldib, et mul on selline valitud seltskond, ma ei tunne kõiki 20 000 nagu nimepidi, aga mul on kindla seltskond, kellele mina meeldin ja ma ei tahagi, et ma muutuksin selliseks võib-olla 100 000 või ma ei tea, palju Eestis inimesi on, 3-4 miljonit nagu inimesega jälgijad. Et mul on kitsas seltskond, mul on kõik, mul on hästi palju finantsteemasid ja rahateemasid ja ma ei kirjuta võib-olla mingitest ilutoodetest, kuigi ma olen väga, ma olen loomulikult ilus, mul ei ole vaja nagu kirjutada mingeid selliseid asju, et nüüd ma teen koostööd ja, aga ma valin, et kui sa enne küsid, et mitu protsenti tagasi saadetakse neid pakkumisi, siis ma arvan, mina võtan vastu võib-olla 50-st 1 või 2, et kas läheb täpselt minu profiiliga kokku ja kellega on nagu mõnus koostööd teha. No, kuivõrd sa oled ka tuntud oma fitness-lembuse kehakultuuriga
mehkeldamise poolest, et kas näiteks Sportlandi kuskile uue kampaania plakati peale võiksid sa tee leida nüüd oma sellises olekus. Kõigepealt sinu õiged poolt. jalanõud on jalas iseenesest nagu, et ja aga need on kõige odavamad Nike'id. Mul oleks küll Aga vaja siis uusi. Nike'id. Mul oleks vaja uusi ja need ma ostsin endale ise. väga hea, superfänn, algab sealt ju kõik. Ja ongi, ma ise kasutan ka neid asju, et siis ma olen nõus koostööd tegema, et palun, ma ei tea, palju peab jälgijaid olema, et Sportlandiga teha, aga minge rahvaga ette, vaadake Instagramist ja pange hästi palju neid jälgijaid juurde, siis ma saan võib-olla uued Nike'id endale, aitäh teile! Igaks üks mainin, et ei jälgijaid ei jälgi. Aga Kairi, kui nüüd tõsiselt rääkida, et jälle Sportlandist rääkides, kuigi sa töötad ka mõne erineva brändiga lisaks Olgem ausad, Sportlandile, Sportland on 7 aastat olnud mu elu, et selles No mõttes täpselt. võib vabalt rohkem sellest rääkida. et siis mulle sa oled väga, Sportland on väga mitme asjaga silma jäänud, et üks nendest on minu meelest erakordselt hea ajastus ja oskus avastada kohe-kohe nagu rambivalgusesse tulevaid uusi influencereid. Et olgu see siis näosaate puhul näiteks, et sinna läheb ju tegelikult, ma ei tea, 10 tuntud inimest, mõni ka vähem tuntud, ja väga tihti on olnud see, et teie järgmises kampaanias kohe varsti on nendest just need kõige säravamad on juba teie reklaamnägudena pildil. Et kas need kokkulepped siis on tehtud juba enne näosaadet, kas teil on väga hea selline kolmas silm või kuidas te nagu avastate neid uusi talente? Et see kõik oleks alati värske ja äge, nagu teil see kipub olema. No seal on mitu erinevat nüanssi, et kui rääkida nendest staarigeneraator saadetest, siis tõepoolest on meil firma omanik on suurepärase kolmanda silmaga, ta vaatab sulle Eesti Laulu inimestele peale, Superstaari inimestele peale, ütleb kohe ära, et kes sealt tuleb, mis tähendab, et meil on võimalik need koostöölepped enne juba teha. Aga suur osa mõjuisikuid, kellega me koostööd teeme, tulevad tegelikult mitte kõige lihtsamad. Millegipärast mul on niisugune tunne, et inimesed arvavad, et kuskil on mingi andmebaas, kus sa saad mingid võluväel võtta mõjuisikuid. Jah, Ramati. on, aga taaskord seal ei ole kõiki, et sa ei pruugi leida seda inimest, kes on see kõige õigem inimene. Et ma võin näite tuua näiteks sellest, kuidas Sportlandi viimasesse koolikampaaniasse sattus üks väga äge skeiter. Põhimõtteliselt ma sõitsin rongiga Aegliitu, vastus rongi pealt maha, ma vaatasin, issand, nii ägeda stiiliga 12-aastane skeiter. Küsisin ta Instagrami. Kuidas? Alaealisi vaatasid lihtsalt niimoodi. Ma vaatan tõepoolest stiilitõnnetuse poolest inimesi, olenemata nende vanusest. Ja küsisin, et kas sul on Instagram, ma hakkasin ta kontot jälgima, sellepärast, et ta tundus potentsiaalne koolikampaania saadik. Kahjuks peale paari päeva selgus, et ta ei ole oma olemuselt meie brändiga sobiv, kuna vulgaarsusi oli seal platvormil päris palju, küll aga tema platvormilt leidsime me ta sõbra, kes on täpselt sama hea stiilitundega, kes on Eestis tõusev skeiter, kes oli nüüd meie kampaanias. Ehk see, et teinekord sa pead lihtsalt silmad lahti ringi käima maailmas, vaatama, kes on need ägedad inimesed ja vaatama, kas seal on olemas mingisugune brändi match ka. Ja üks asi, mida Sportland väga tihti teeb, ja taaskord eriti koolikampaaniate puhul on see, et me ei jää ootama selle peale, et see äge inimene ise kuidagi saaks suureks ja tuntuks, me aitame neil kasvada suureks ja tuntuks läbi oma platvormide. Et kui me vaatame koolikampaaniat, siis meil ei olnud praktiliselt ühtegi suurt influencerit. Emily J oli vist kõige suurem, tal oli mingi 7000 jälgijat, enamusel oli 1000 jälgijat, mõnel oli isegi ei olnud kontot enne meie kampaaniat. Ja pärast seda kasvatasime me neile juurde üle 10 000 jälgija. Ehk siis me lõime reaalselt mõjuisikuid. No teie enda kanalid on juba ka väga hästi üles ehitatud, et palju Instagramis praegu jälgijaid on Sportlandi lehel? Tea peast mingi 44 äkki, 44, vist midagi sinna. 1000 siis, jah? Et minu meelest üks täiesti aplausi vääriv tulemus Eesti Instagrami konto kohta, et äkki paluks ühe. Aga kuidas promotiga on? Selles suhtes mina Swedbankis olen kasutanud promotit, olen teinud erinevaid konkursse, kust me oleme nii-öelda tasuta contenti justkui saanud. Oleme sealt välja otsinud ka neid nii-öelda superfänne, kes siis ainult selle nii-öelda kajastamisega seotud kuulsuse eest on valmis asju tegema või mingi väikse nänni eest. Ja selle eest saanud ka võib-olla natukene etteheiteid, et kas see, et ma olen superfänn, nüüd tähendab, et mina ei olegi väärt seda, et mulle makstakse. Et sa tõid välja, et võib väga soodsalt saada endale mõjuisikud, inimesed enda kampaaniatesse, kes on ainult toodete eest valmis siis midagi tegema, teisest küljest räägitakse, et toodete eest reklaami ostmine justkui on nende inimeste ära kasutamine. Et kuidas te sellesse suhtute, et kas sõltumata sellest, kas inimene on valmis tegema seda lihtsalt toote eest,
selle eest tuleks raha maksta või pigem ei, turundajana hoian raha kokku, ainult toode ja läheb minna? Ma arvan, et see on väga nagu individuaalne case by case ja see, kui nagu selline blowback tuleb, et nagu ka selle Volvo näitega enne, et lasid ennast kinni maksta ja nii edasi, siis seal ei olnud jällegi seda matchi, tema jälgijad ei teadnud, et teda huvitab see teema. Ja sellisel juhul on tal seda väga keeruline neile seletada, et nüüd mul järsku hakkas huvitama, et see on nagu rahakratt hakkaks järsku rehve promoma lampi, et võib-olla ei lähe selle finance teemaga kokku. Aga mul tuli üks asi meelde küll, mis oli enne küsimus ka, et Eestis üks hea näide, Sportlandil vist oli väga hea kampaania Maria Rannaväliga, seljakoti teema. Ja tõepoolest, seda seljakotti ei olnud pärast nädalat 2. Jah, et üks näide see eelmisse küsimusse on. Okei, aga selle siin tasu enne juba osas tuli ma Aleksile küsimusi ka. Võib-olla see tasu osas tooksin Swedbank ühe näite ka tegelikult, et hiljuti oli üks episood, mille salvestamisel mõjuisik ütles, et ma ei tea, ma ei oska nagu midagi küsida, et ei peagi mulle mitte midagi maksma. Ja turundaja, kes ei mõtle pikaajaliselt, tõepoolest ei maksa inimesele selle eest, et ta tuleb oma ajast, teeb midagi, et tihtipeale me unustame ära, et see, et ta tuleb, osaleb mingis videos või et ta teeb ise video või et ta loob ise sulle pildimaterjali, sa fotograafile maksaksid, miks sa ei maksa mõjuisikule. Et ta teeb täpselt sama tööd tegelikult ja tihtipeale isegi paremini sotsiaalmeediakanalite jaoks. Kõige parem ongi siis maksta, kui ta ise võib-olla ei küsi ja siis sa nagu tunnustad tema tööd sellega, et sa nagu lihtsalt annad talle juurde. Jah, just selleni ma tahtsingi jõuda, et räägiks üldse sellest tasust ja sellest saadavast, sest jällegi, tegelikult ju igal influenceril tema kanal on ju tegelikult meediakanal eraldiseisvalt, et aga tihtipeale võib-olla traditsioonilisema mõtlemisega turundajad seda nii ei näe, ei usuta, et sealt saab võib-olla piisavalt head kvaliteeti ja nii edasi, et on siin ennegi ära ehmatatud, et kui on tuldud pakkumisega, et teeme teile kõik valmis, algusest lõpuni, aga palun selle eest 3000 eurot, et siis see summa on tundunud nii üüratult suur, aga kui sa mõtled, mis raha eest sa selle sama asja agentuurist ostaksid, et siis see ei tundu enam nii suur, et kui palju täna peab üldse selgitama veel seda, ma ei tea, kas või rahakratt sinu puhul, et ma küll ei tea su hinnakirja nüüd on ju, et mida siis sinult teenuse tellija selle raha eest saab, mida sa küsid, kui palju sa üldse küsid? No oleneb, ega ma igalt poolt raha ei küsi, aga seda kokkuhoidu on näha igal pool, et siin lava taga ka enne räägiti, et taheti ikkagi pealtnägijast Mihkel Kalmas siia, aga tuli leppida selle teise mehega, et teed nagu nii, nagu sul raha on ja nii, nagu jõud on. Et minul on näiteks koostöö Silver Autoga, kes siis müüb Mercedeseid Eestis, et ma läksin ise nende juurde, et alati ei pea jääma nagu istuma ja ootama, et keegi tuleb sulle pakkuma, et mina võtsin nendega ühendust, ütlesin, et mulle Mersud meeldivad, nad on maailma parimad autod. Et laenake mulle vahepeal siis ja nüüd mul ongi nii, et iga kord on paak täis, auto läigib, kui ma sinna lähen, võtan teen oma sõidud ära ja ma ei ole sellest raha küsinud ja ma ei hakka küsima ka. Täna ma viskasin oma Instagramis ühe õnge välja, see on niisugune hästi kaval õng, kuidas nüüd üks see Mersu endal saada, ma vaatan, minu poolt on kõik tehtud, ma ootan, kuidas nüüd siis Silver Auto vastab sellele. Aga raha mõttes, mina olen kirjutanud oma blogis sellist, mul on enamus nagu affiliate koostöö, et on mingisuguse soovituskoodiga, et ma saan sealt nii sellist protsent-tasu, kui tulevad mingid tiirid, pluss ka sellist, et ta mul seal väljas on sellist väikest nagu baastasu. Ja siis minul ei ole Instagrami postituse hinda, kuna mul on umbes 2000 jälgijat ja ma panen ise mingit oma postitusi sinna, et pigem tahetakse minu blogisse saada. Et seal see kajastus on suurem ja seal need postitused lendavad palju paremini. Aga kui palju te läbi räägite konkreetselt seda, et tihti jälle heidetakse ette, et kaasame influenceri, kõik jutud kaasatakse, maksame talle raha, aga lõpuks, kui see kampaania on läbi või see tegevus on läbi, siis kuidas me seda mõõdame ja lõpuks taandub kõik sellele, et tegelikult juba koostöö eel ei lepitud kokku mingisuguseid eesmärke, ei lepitud kokku, kas see tasu sõltub millestki, et kui sa ei suuda oma eesmärki täita tegelikult, aga kui eesmärk pole seatud, siis seda ei saa ka muidugi täita, et kuidas oleks mõistlik üldse läheneda sellele koostööle. Et üks asi on kogu see loomevabaduse pool, millest me tõenäoliselt väga palju ei võida veel rääkida, sest et raha tundub, et huvitab nii kõrvalistujad kui saalis viibid rohkem, aga kuidas leppida kokku see, et see raha, mis ettevõtte lõpuks influencerile välja käib, et see ennast ka õigustaks? Kairi, kuidas teil see protsess välja näeb?
See sõltub nii koostööde ülesehitusest, aga ma olen iseenesest sellel teemal ühe korra juba ka ettekande teinud, sellepärast et ühel konverentsil oli soov kindlasti teada saada, kui palju siis maksab influenceriga koostöö. Ma arvan, et olulisem sellest, et mis need summad nüüd on, et milline Eesti staar nüüd siin 1000 küsib või mis muud, on see, et sa saaksid aru sellest loogikast, et milles see hind peab kujunema. Eriti kui me räägime sellest, et mõistlik on koostööd teha väiksemate tegijate, kellele endal puudub täielik aimdus sellest, et nad viskavad tõenäoliselt sulle lihtsalt numbreid õhku. Et ma arvan, et esialgu on oluline aru saada, et esiteks mõjuisiku on meediakanal, mis tähendab täpselt samamoodi, nagu sa Facebookis maksaksid impressionite eest, engagementite eest, klikkide eest, sa pead selle eest maksma. Kui ta loob mingit sisu sulle, siis sa pead nii nagu fotograafile, videograafile maksma. Sa pead arvestama ka sellega, et Eestis on meil käputäis häid tegijaid, mis tähendab, et nõudlus on väga suur. Need, kes ei taha oma brändi imagot maha mängida, nagu siin enne räägitud oli, peavad tegema mingi selektsiooni, mis tähendab, et neil on õigus küsida suuremat summat ja nii edasi, et minu arust on oluline aru saada, kuidas see hind kujunema peaks. Ja siis arvutama välja, et kas see toob sul tagasi ka. Seda saab midagi lisada? Ja ma tahtsin lisada, et minul algab näiteks koostöö hind 50 000, aga see on alati tingitud sinna kuskil 500 juurde. Et seda 50 000 ma veel ei ole saanud kätte kuskilt. Nii et soovitad alati tingida, kui influenceriga hakkad mingisugust koostööd tegema, jah? No oleneb jah, sest ega see 50 000 on ikka suht ajuvaba. No, peab nõustuma. See on see Morocco turul best price only for you, my friend. Aga no tegelikult on ikkagi see mentaliteet minu meelest Eestis, et kasutame influencereid, siis saab odavalt asju. Et siis saab hästi lihtsalt, ei pea raha kulutama, nad tasuta teevad, natuke ei oska küsida ka, eriti kui nad on veel sellised nagu väiksemad tegijad, et neid saab justkui nagu ära kasutada. Et siin minu meelest hakkab vaikselt nagu mingi eetika ka juba mängima, et kas või meil tegelikult endal kogemus, et kui me ka kogumispäeviku grupiga alustasime, me leppisime kokku ühe tasu ja me keegi ei osanud aimata, kui suureks see kogumispäevik Facebookis kasvab ja blogija, keda me kaasasime, ta küsis, ma ütleks pigem ikkagi väikse summa alustuseks, aga tegelikult kogu see asi kasvas, kas sellisel juhul peaks siis tasu, mida ta saab ka kasvama, kuigi meil on aastane leping, või siis ettevõttena sa tahad, leppisime väikse tasu kokku, seda üle ei vaata, meil on leping. Mis te arvate, kuidas nagu eetika sellistel puhkudel? Eks see on iga ettevõtja enda südametunnistus, et kuidas nad nagu käituvad. Et ma võib-olla kommenteerin teise nurga alt seda ka, et tihti, kuidas see on turg, ühed ostavad, teised müüvad, influencerid tavaliselt, kes juba on koostööd saanud, need, kes ei ole koostööd saanud, nende on jumala suva, nad on lihtsalt üliõnnelikud, kui mingi bränd helistab neile, need saavad ülilahe. Aga kui need juba hakkavad raha küsima ja nad teavad, et nad teevad seda nagu mingil määral võib-olla mingi side hustle'ina, siis see hind, mida nad küsivad, peab ära õigustama selle, mida nad siis nagu toodavad. Ehk siis, kui ta küsib 50 €, siis tänu temale mingi näiteks perioodi eest või mis iganes, või perioodi eest näiteks 300 €, siis sellel perioodil ta võiks nagu selle vähemalt tagasi tuua või siis üle selle müüa. Aga see ei pea juhtuma kohe, see võib juhtuda ka näiteks mingi aastase protsessi pärast, sest et sisuturundusega on samamoodi, sa võib-olla kirjutad pool aastat blogi, enne kui sul keegi seda lugema hakkab, ja siis ehitad seda vaikselt üles. Ja siis ongi, et kui turundaja on nõus maksma, influencer küsib, siis see hind nagu turul kujuneb niimoodi. Aga kui me mõtleme Promote'i platvormi peale, siis viimati, jälle, ma ju elan pimenduses praegu, et kui me seda kasutasime, siis tegelikult tuli ju suht palju suvalisi inimesi, kes meie kampaaniaga siis liitusid. Et need on sellised üksikud sutsakad, järgmine kord, kui ma läbi teie tahan kampaaniat teha, tulevad jälle järgmised inimesed justkui. Oleneb, kuidas teha, et meil on võimalik teha niimoodi, et nüüd on nagu selline asi, et kõik saavad kandideerida kampaaniatesse ja mida me soovitame teha, on see, et kui teha neid kandideerimiskampaaniaid, siis sealt kooruvad välja need, kes fännid on, ja siis me soovitame neid nagu kasutada järjepidevalt edasi pikalt ja siis saata nendele näiteks otsepakkumisi. Ja võib-olla paralleelselt kõrval hoida veel neid kandideerimiskampaaniaid, kui tekib uusi inimesi, kes on fännid. Ja siis on võimalik leida need fännid ülesse ja nendega tehagi pikamaajaliseid nagu koostöid. Aga Facebookis on nüüd ka superfänni funktsionaalsus, kus on võimalik tegelikult ju enda lehe sellised aktiivsemad jälgijad täiesti nimeliselt kätte saada ja nendega koostööd teha, et kui paljud seda on kasutanud saalis viibijatest, käed püsti? Üks. Okei, midagi kaasa võtta tänasest, et kuidas te suhtute täna sellesse, olete ise seda Kairi puhul siis ilmselt kasutanud? Neid superfänne üles korjanud? Facebooki superfänn, selles mõttes, et seal on väga palju selliseid diehard emasi, kes istuvad kodus ja on väga palju aega sotsiaalmeedias, et ta ilmtingimata ei pruugi olla nagu meie brändi täielik superfänn, et
ma pigem ei ole nagu sellesse, ma ei võta seda nagu väga suure tõsidusega, et ma ikkagi näen, et superfänn on see, keda sa pidevalt näed, noh näiteks Sportlandi puhul ongi, sa näed pidevalt üritustel, mida Sportland korraldab, olgu see jooksuüritus, rattaüritus, mis iganes, sa näed, et nad pidevalt märgistavad, nad pidevalt löövad kaasa meie erinevates kampaaniates, mis on eesmärgiga panna inimesi rohkem liikuma, et need on pigem need superfännid, keda me nagu jälgime ja kellega me koostööd teeme. Aga ma tahtsin enne öelda selle koha pealt ka, et me ei pea ainult superfänne nagu arvesse võtma, me peame aru saama, et sa võid teha mõjuisikuga koostööd ka sellises formaadis, et ta ongi lihtsalt meediakanal. Aga seda tuleb ka lihtsalt mõistlikult teha, sest näiteks mina olen inimene, kellel ei ole telekat, ma ei loe ajalehte, ma ei loe ka online ajalehte, mis tähendab, et tihtipeale kõik reklaamsõnumid, millega ma pihta saan, on tegelikult läbi Instagrami. Kas või see, et IGE avatakse, ma olin nagu okei, et mingi 3 influencerit panid story ülesse ja siis ma teadsin, et IGE avatakse. Et ma ei ütleks, et see oleks suurepärane sisuloome, aga õigesse kohta, õige sõnum, täpselt nii nagu meediakanal peaks. See on hea point, ma kommenteeriks seda korra veel ka, et tegelikult mis sa tahad, kuhu sa tahad jõuda sotsiaalmeediakanalites, sa tahad jõudagi nende superfännideni, ehk siis üks asi on, et sa kasutad neid ja loodad, et nende jälgijad on ka sarnased, teine asi on see, et kui sa tead, kes on su superfännid ja keda nemad jälgivad, siis on nagu see ideaalne kombo, millest Kairi just rääkis. Oota, ma vaatan, mis kelleni meil aega oli, kella 2, siis meil on aega jutustada küll veel. Ma vaatasin, et hakkab aega otsa saama. Aga kui me räägime superfännidest, siis jällegi Sportland väga hea näide, aga kuivõrd ma ise ka hästi tugevalt usun sellesse, et ka ettevõtte töötajad on kõik influencerid, on selle brändi saadikud ja kas see kuskil avaldub, kas see avaldub kuskil süldilaua taga, pika laua taga sünnipäeval või see avaldub sotsiaalmeedias, et ka selle nimel on võimalik üht-teist ära teha. Et loomulikult, kui ettevõte on väga hea tööandja, tal on väga head tooted, siis tegelikult see ongi juba eelduseks, et need superfännid juba justkui hakkaksid tegutsema. Aga kas teil on ka kogemusi või mis te arvate sellest, et ettevõte ka reaalselt näiteks oma sisekommunikatsioonis teeb tegevusi selleks, et töötajaid kuidagi aktiveerida siis influenceritena sotsiaalmeedias tegutsema? Kes tahab vastata? Jaa, influencer turundus sellisel kujul, nagu sa praegu seletasid, on väga hea employer brandingu tööriist, ehk siis tööandja turundus. Ja seal saab seda sama maatriksit kasutada, mis ma enne rääkisin ka, et kui töötaja näiteks postitab milleski lahedast, mis teil tööl toimus või oli mingisugune näiteks mis teil oli mingi kingadega, oli mingi teema vist Svet mängis, et kui inimesed share'ivad seda, siis see võiks kuidagi tunnustatud olla, sest muidu nad teevad seda, kui on suur firma eriti, siis on nagu natuke keeruline. Ja seal on need samad pointid kõik, kõigepealt kõik peavad teadma, kes nad on, mis nad müüvad, et see kultuur oleks ühtne ja siis on seda väga hea rakendada, et meil näiteks Promotis on ka, nagu kõik share'ivad kogu aeg, mis me teeme, kanname oma pusasid ja eks see veits tekitab sellist nagu cult mentality't võib-olla, et nagu tekib niisugune organisatsiooni kultus siis. Ja see on väga hea, ma arvan, seda tunnustusmaatriksit tasuks seal kindlasti kasutada. Sest Alteki puhul oli ka see sama tiim, keda siin viimase slaidi peal ka näha oli, et tegelikult need samad inimesed, ma usun, aitasid seda brändi muudatust ellu viia. Ja jälle, Sportland, mul endal jälle erinevad tuttavad, kes teil seal töötavad, kes otseselt ei olegi nagu niivõrd, nende roll ei ole tegelikult ju neid tooteid, teenuseid promoda, aga samas ma kogu aeg näen neid Instagrami stoorides, kuidas nad on jälle teie üritustel, kuidas nad peale hästi jalatallani on nendes riietes ja tahes tahtmata nad tegelikult on influencerid, et kas see on kuidagi sündinud orgaaniliselt või on selle nimel ka midagi tehtud? Selles mõttes on ikkagi taotlik protsess, et ühelt poolt toimub pidevalt töötajate harimine, mitte ainult toodete ja teenuse pakkumise valdkonnas, vaid ka hiljuti oli näiteks Sportlandi töötajatele isiku brändikoolitus, ehk siis kuidas üldse sotsiaalmeedias figureerida, mida sinna postitada, kuidas seda teha, et kõigepealt sa harid neid, siis annad neile väljundeid huvitavat sisu, mida nad saaksid kajastada, mis on siis Sportlandi puhul erinevad üritused, olgu see siis brändipäevad, olgu see kas või korvpallimängud, kuhu nad saavad minna tänu sellele, et nad on Sportlandi töötajad. Ja siis viimane osa on see motivatsiooni andmine, et tegelikult iga suurema kampaaniaga, mis meil on, me mitte ainult ei drive'i seda user-generated content'i oma sotsiaalmeedia fännide hulgast, vaid meil on ka eraldi olemas Sportlandil Sponet nii-öelda, mis on niisugune sisene maailm, kus me siis viskame üles erinevaid väljakutseid, et inimesed lööksid täpselt samamoodi nendes aktsioonides kaasa ja kannaksid siis seda kampaania sõnumit edasi. Mind jälle täitsa huvitab, et kui palju jälle saalis viibijate seas on neid, kes on teadlikult siis kas oma organisatsioonis, olgu selleks ka agentuur, teinud mingisuguseid tegevusi selleks, et need samad ettevõtte töötajad siis kuidagi näiteks sotsiaalmeedias influenceritena välja paistaksid. 1, 2, 3,
See on kusjuures B2B-s ka väga hea, et tihti on B2B-s see probleem influenceri turunduses, et ei leia selle kindla niši influencereid. Ja mis sellisel juhul teha, ongi tasub teha iseenda influencer, tuleb üks töötaja panna keskmesse, kes siis on tavaliselt siis see, kes võib-olla käib kuskil konverentsidel ja nii edasi, et näiteks ma tean, Twilios on eraldi selline positsioon nagu mingid mobile technology evangelist või midagi, kes lihtsalt käibki ringi, räägib, kogub tuntust ja saab nagu selleks mõtteliidriks ja siis tema nagu juttu hakatakse kuulama. Rahakrat, sina tegelikult käid palgatööl ka, nagu ma aru saan, või oled juba saavutanud finantsvabaduse või ei ole veel? Ei, ma käin ikka palgatööl ka veel. Palgatööl ka. Aga kas sinu tööandja juures on inimesi, kes teavad, et sa oled ka paralleelses elus Rahakrat? Ei tea, seda ei tea peaaegu mitte keegi, aga ma jäin ka seda lugu kuulama, et kui tööandjal niisugune brändisaadik olla, et siis peab olema mingeid asju, kuidas seda väljendada, et kas siis mingeid pusasid või midagi, et see on hea mõte, et mina vahel unustan ka mingit vetsupaberit omal kotti, kui ma koju lähen või mingid klammerdajad või asju, et ma ei saa nendega teha pilte sotsiaalmeediast, et see oleks veider. Et see tööandja peab seda toetama, Sportlandil on muidugi lihtne, et teil on nii palju riideid, mida nagu kõik kanda saavad ja sul on nagu lebo, aga paljudel on see raske. Logoga vetsupaberid. Samas jälle, kui mõelda panga peale, siis meil ei ole ka ju kaunist toodet, mida kuskile... Teil on raha, jah? Võtame tööd koju kaasa. Aga tegelikult telekomidega on täpselt sama, et minu puhul näiteks, ma olen küll teinud väga erinevaid töid selles pangas ka, aga kui sa töötad sellises organisatsioonis, siis iga nädal tegelikult pöörduvad minu enda sõbrad minu poole, et kuule Kristel, et mis see nagu normaalne eluasemelaenu intress praegu oleks või kas see Euribor ikka hakkab tõusma või kui palju saab palka teie juures personalispetsialist, et oskad mulle öelda, et tasub kandideerida või küsimused täiesti sellisest ooperist, millele ma justkui ei peaks vastust teadma, kui ma tean, ma ütlen, aga tegelikult meie enda sõbrad eeldavad, et me teame palju ja oskame küsimustele vastata. Nüüd küsimus on, kas need töötajad peaksid vastama sellistele küsimustele oma vabastajast, kas nad tahavad seda teha, et mis teie seisukoht on, et osades ettevõttes ma tean, et ongi need social media policy niimoodi kokku pandud, et töötajad justkui ei tohiks nõustada kliente väljaspool tööaega, kui see ei ole nende nagu igapäevatöö valdkond, et kui sa ei ole kliendi nõustaja, siis justkui sa ei peakski inimestele ütlema, milline pangakaart võib-olla on kõige parem, et kuidas te sellesse suhtute, et see on ära piiratud niimoodi, et sa ei saagi saadik olla, sest see on keelatud. Ma ütlen ausalt, ma oleksin väga kahtlustav, kui ma küsiksin su käest pangakaardi kohta, et ma ei tohi rääkida sellest maksma. Ma vist ei lähe Swedbanka, et kus see SEB on? See ei kõla jah väga loogiliselt, sellepärast et nagu tänapäeval on väga keeruline sellist informatsiooni nagu piirata ja kui mu sõber küsib mult midagi sisemiste asjade kohta, ikka vastad, sa ütled talle, et mingid classified, see on CIA, ma ei saa sul rääkida. Mu nimi ei ole Alex. See võib-olla kehtib rohkem nende teenuste või toodete kohta, kui sul küsitakse, et kas see pank on hea tööandja, siis on sul nagu okei kommenteerida, aga kui ma küsin sult, et ma ei tea, millise maikaga minna kossu mängima õhtul ja saanud mulle mingi naiste maika ja siis mind naerdakse välja seal platsil, et sest see ei ole sinu eriala, sa ei teagi nende maikade kohta, et kuskilt tuleb siis võib-olla see piir tõmmata seal. Sest ma kirjutasin oma magistritöö nendel teemadel, et kui palju meie kliendinõustajad siis näiteks, kui palju ka nende poole pöördutakse kui palju kliendid pöörduvad meie kliendinõustajate poole läbi sotsiaalmeedia ja millised riskid ja võimalused sellega kaasnevad ja siis tegelikult pea iga kliendinõustaja endise nimega teller siis on kokku puutunud sellega, et klient kas tuleb nendega pärast kontakti flirtima, tahab isiklikku kontakti või mingisugust isiklikku teemat edasi ajada või siis tulebki ja eeldabki, et see sama kliendinõustaja peaks hakkama talle vastama läbi sotsiaalmeedia nendele samadele küsimustele, mis siis pangakontoris näiteks pooleli jäi. Et see on ka see tänapäeva maailm, kus me elame, Sportlandi puhul see on, ma arvan, võib-olla rohkem okei või kuidas? Ei selles mõttes, et alati on nagu see võimalus, et sa ütled, et ma kahjuks ei tea, aga sportland.ee, seal on väga pädev see chat, varsti on bot, kes räägib suga ilusasti, et räägi temaga sellel teemal, et ma kahjuks lihtsalt ei tea, et see on täiesti fine olnud või et tõepoolest, et see on väga tööalane küsimus, ma pean selle jaoks tööarvutus olema, vaatame üle, kuidas need asjad on, et ma arvan, et on alati võimalik nagu mõistlikult läheneda, mitte nii, et ma ei tohi. Jah, seda tuleb ilmselt kommunikeerida välja ka, et inimesed hakkavad mõtlema võib-olla, kui see ei ole nagu määratletud, et kas ma võin, kas ma ei või, et kui ongi, keegi küsib midagi, sa ei tea, see on loogiline pangas, nagu kõik ei saa kõiki teada, seal on nii palju töötajaid, siis nad võiks teada, kuhu suunata. Kui ma lähen näiteks mask peast telleri käest küsin, et kui palju teil raha pangas on, see ei ole kunagi hästi lõppenud. Oled proovinud? Okei.
Aga no selles mõttes ma olen hästi nõus teiega, et tegelikult ka siis, kui Swedbankis see sotsiaalmeedia juhi ametikoht loodi, siis noh, kõik mõtlesid, okei, nüüd hakkab hullult kampaaniat tegema, siis tegelikult kõik ju algas pihta sellest, et me alustasime, et töötajad harida sellel teemal ära, et nad üldse saaksid aru, miks see sotsiaalmeedia on oluline, miks me peaksime sinna raha suunama ja kuidas me kõik saame sellesse panustada töötajatena, sest noh, kui sul on organisatsioonis üks sotsiaalmeedia juht või üks ekspertspetsialist, kes iganes, ta ei tee ju tegelikult üksinda mitte midagi, et seesama Sportlandi näide siin kõrval, et ma arvan, et see on miski, mida võiks kaasa võtta, et jälle organisatsioonis sees harida inimesi nende sotsiaalmeedia kirjaoskust siis või? Jaa, kohe kindlasti, sest see on ka natukene halb brändile, kui su töötaja ei oska tegelikult sotsiaalmeedias õigesti käituda, et sealt võib paraku tekkida see olukord, kus on negatiivne tonaalsus brändile, kus ta töötab. Seal on ka see, kes sa oled ja mida sa müüd värk, et firma kultuur oleks ühtne, et kõik teaks, kes me oleme. Siis on nagu see sotsiaalmeedia kommunikatsioon kohe lihtsustatud, sest et kõik oskavad nagu veidi aru saada, mis selle brändi nagu kuvand on, kui nad nagu üritavad seda esitada. Aga kas on olnud, oleks ka mingeid selliseid juhuseid näiteks, et noh, kui mina promotiga liituksin iseendana, olles samal ajal siis Swedbanki hingekirjas veel, ja mulle tulekski ettepanek siis liituda kampaaniaga, mis näiteks mõnda meie konkurenti kuidagi promob või mingit muud alternatiivset finantsteenust, et kui ma siis võtaksin selle pakkumise vastu, siis see vist ei oleks nagu väga eetiline. Et kas sellised juhuseid on olnud, kus ikkagi need töötajad või need inimesed teevad neid otsuseid ja kas te seda ka kuidagi saate trackida? Ja sellega on paar pulliluuga, et inimesed teevad seda, nad üritavad seda teha, aga kuna profiili peal meil on näha lihtsalt, kellega on eelnevalt koostööd tehtud, siis turundaja saab ise juba välja filtreerida, et vaadata, et okei, ta on Swediga teinud ja nüüd kandideerib seebi, et siis nagu läheb cancelisse, et ta ei saa nagu kohe postitada, meil veits see tsükkel on seal muutunud. Ja siis, aga meil on olnud küll sellised case'e, kus oli 2 paralleelset mingit saiakampaaniat vist ja siis oli tehtud pilt mõlema jaoks sama tootega, ma ei tea, kumma toode see oli, aga lihtsalt vahe oli see, et üks nurk oli nii ja teine oli nii. Siis üritati seda nagu läbi skämmida sealt. Aga jah, ei, meil on nagu endal ka, me vaatame enne üle nagu turundaja lauale asi jõuab ja siis oleme sealt nagu mõne nagu juhtumi välja filtreerinud, aga ma ütlen jah, et see ei ole tore nagu, sest ma ei soovita seda. Ma ütleks jah, et see ei ole niisama lihtne, et sa võtad mõjuisikus hakata koostööd tegema ilma, et sa taustauuringut teeksid ja ilma, et me ei tee, või ma ei soovita ühelegi oma kliendile ja Sportlandiga täpselt samamoodi mitte kunagi teha koostööd kellegagi, keda ma ei ole vähemalt nädal-2 jälginud sotsiaalmeedias igapäevaselt. Sest ta feed võib olla meeletult ilus sobida brändiga ja kõik võib olla ideaalne ja siis järsku avastad stoorides, et noh, see meie kuvandiga nüüd küll ei lähe või tõepoolest kannab hoopis konkurendi asju. Et siit mul tekibki see ka promotiplatvormi osas see küsimus, et kas te suudate näiteks täna selle ikkagi tagada, et tegelikult need otsused käivad pigem ikkagi ju kiiresti ja kui sa kaasad veel päris palju neid mikroinfluencereid, et kas sa jõuad seda kõike kontrollida? Jah, praegu meil ei ole mingit automaatset süsteemi, et seda tuvastada, aga meil on plaanis nagu väljaspoolt meie andmebaasi ka skännida ja siis me nagu saame veidi seda ennetada. Aga jah, see on veits sükke, et on tehniliselt keeruline asi, mida lahendada. Ja selleks on rohkem pappi vaja. Rahakrat, sa oled tuntud oma selliste otsekohaste ütlemiste ja vahel ka võib-olla mitte sellise konservatiivse ettevõtte jaoks sobiliku keelekasutuse poolest, et kas on jäänud ka mingisuguseid diile selle pärast ära, et sa oled see, kes sa oled? Võib-olla on, ma ei tea seda, aga mul ei ole öeldud, aga ma ka ei kurvasta selle pärast, et ma ei taha olla see mees, kes kõigile meeldib, vaid ma ütlesin, et ma olen väga uhke oma 20 000 lugeja ja siis 2000 praegu Instagrami inimese üle, et ma ei hakka oma keelt nagu muutma ka, et kui mul ikkagi väga maitseb Tartu Milli tatar, siis that's it, ega siis kellegi teise tatar, muidugi kui ta rohkem maksab, võib-olla hakkab maitsema, ma ei saa välistada nagu, et seda ei juhtu, aga ma olen ikkagi üsna truu selles mõttes, jah. Uusi asju peab ka proovima. Jaa, seepärast ma ütlengi, eriti suure raha eest, aga kindlasti ma pigem olen nagu ise ära öelnud mingeid koostööasju, et kui ma näen, et mulle ei sobi, tõesti, mulle soovib sõita Mersuga, siis mis ma sinna parata saan, et maitse on selline. Aga palju sellist silmakirjalikust üldse on teie hinnangul, et joostakse ühe, teise ja kolmanda pakkuja peale, et kindlasti promoti puhul saab data põhjal juba öelda, et palju on neid, kes iga pakkumise vastu võtavad ja Neid on jah, kes proovivad nagu igale poole ennast panna, aga üldiselt nagu, kui me vaatame kogu valimit, siis neid on pigem vähem. Nagu
võib-olla paar protsenti, 1%. Ma arvan, et see ei ole ka nagu sihuke silmakirjalikkus, vaid näiteks kui me võtamegi selle näite, et Nike tahab kellegagi koostööd teha, kui palju meist reaalselt iga jumala päev kannavad ainult Nike'it. Et me oleme inimesed, meil on mitu erinevat. Jah, jätsin meelde, võtan meiliaadressi pärast kirjutame. Aga et kui paljud meist reaalselt kannavad ainult ühte brändi kogu aeg, et selles mõttes, et sa võidki olla mitme brändi kandja, mitme brändi fänn. Korraks veel, et minu see otseütlemine, või see tõi küll korra jama ka selle sama Mersuga, et ma tegin ühe loo, kus ma tegin sõidutesti ja võrdlesin Mersu džiipi, mingit 100 000 eurost džiipi, võrdlesin trolliga ja siiski Mersu napilt võitis, kuigi troll on suurem ja kõik nagu palju plusse on trollil, aga ja siis ma panin sinna postitusse ka ühe meemi, mis ma tegin Väino Kaldajast ja me ei rääkinud enne ikkagi Telliaga läbi, et milline see postitus on, vaid mind usaldati ja siis Väino Kaldaja meem on nüüd ikkagi ainult minu desktopil, et ta nüüd enam rohkem kuskil mujal ei ole. Aga kui me räägime üldse sellest usaldusest ja vastutusest, et on jälle erinevaid lähenemisi, kus antakse influencerile täiesti vabad käed, kus bränd tuleb ja dikteerib kõik ette ja sa kõnnid nagu väga mööda nööri, et kuidas leida see tasakaal, nii et see sisu ikkagi oleks autentne, aga samas, et see kõik, mis sealt lõpuks välja kukub, täidaks ka siis brändi eesmärke, et ma arvan, et oluline on defineerida eesmärk ja nagu kontekst, et influencerid teaks nagu millega tegemist on, aga kui nagu väga detailsed juhised ette anda, siis sellest ei tule kunagi head, sellepärast et siis nad lihtsalt üritavad seda jälgida ja nad ikka ei suuda. Sest et nagu nad teevad lihtsalt oma flow'ga seda ja kui nad peavad mingi lepingu mingi 1 miljoni punktiga läbi lugema, mis CVI nad võivad kasutada ja mis värvikootel võib pildis olla, siis ma olen suht kindel, et ta failib kuskil seal. Ja kui siis pärast talle vesi peale tõmmata sellega, siis tal endal jääb ka halb maitse suhu ja sealt mingit head koostööd ei tule. Et ma arvan, pigem loovvabadus on parem, et nad saaksid just teha seda, millest nad head on, aga hea on nad panna nagu suurde raami, et mis nagu üldse toimub, muidu nad on lihtsalt, et see on vesi, tee midagi, siis on nagu, mis see eesmärk on, kuhu me jõuame. Et ma arvan, nagu hästi nagu kergelt tasub suunata. Ja ma arvan, et kõigepealt harid ilusasti inimesi ära, et ta teab üldse, mis toote ja teenusega on tegu. Ja ma arvan, et hästi oluline on tegelikult ka tunnetada, et milles on mõjuisik tugev ja milles ta ei ole. Et kui me võtame näiteks Portlandi treeningkampaania, kus on 9 saadikut, siis ma ei saada mitte ühelegi sama kirja. Ma tean, et mõni sportlane armastab pigem teha videoformaati, tal meeldib rääkida, ta ei oska kirjutada, ei taha kirjutada, ei meeldi teksti kirjutada, siis ma ei sunnigi teda kunagi seda tegema. Et ma pean ära tunnetama, millised on tema tugevused, sellepärast lõppkokkuvõttes see, millest tema ennast hästi tunneb, sealt tuleb alati kõige parem tulemus. Tahad sa lisada? Jaa, et peaks ka olema näha, et aru saada, et see on siis reklaam, sest et mina hakkasin siin mõned päevad tagasi jälgima Marko Tasase kontot, stripper Markot. Ja tal oli täna vist oli pilt oli porgandiga, lihtsalt niimoodi. Vaadates tema feedist tundub, et see ei ole tema käekiri, aga seal polnud ka kirjas, et tegu oleks reklaamiga olnud, et nüüd jäigi väga segaseks, mis postitus see oli. See on tõesti kahtlane. Aga kirjutasid sa talle ja küsisid täpsemalt ei? Ma olen talle kirjutanud DM-ides Instagramis, ma panin sellest ka mõned screenshotid, et ma ei julge taga rääkida, sest need vastused on väga otsekohesed ja kaheti mõistetavad tal. Okei, aga nüüd on meil tõesti jäänud 5 minutit siit lavalt lahkumiseni ja on tulnud ka päris mitu küsimust. Vaatame, kvaliteetne ja hariduslik sisuturundus suunamudijate toel. Kas võimatu või selliseid mudijaid pole veel areenil? Kas mu kõrval võiks istuda näiteks täna üks selline inimene, kes suudab teha kvaliteetset ja hariduslikku sisu? Ma suudan, aga see on peamiselt niisugune rahalise ja finantsteemaline, et räägin natuke säästmisest, investeerimisest ja nüüd on ka kutsutud niisugused esinemisi tegema, et see on, meil saab kõvasti nalja seal, aga sisu on ilma naljata tõsine, et seda on mulle küll öeldud, et seal on ka sellist väärtust päriselt juures. Kuidas ka eri? Ma arvan, et see on tehtav. B2B, väga hea. Näiteks üks hea blogi, Andrus Purde turundusblogi, palju väärtuslikku sisu. Et ma arvan, neid on ja neid on küll vähe, nagu erinevate tööstuste eksperdid võiks rohkem kirjutada, aga kindlasti ma arvan, et see on võimalik. Jah, on, ja kui ei ole, siis tee ise, nagu loo ise mõjuisik. Sest ma tahaks ka seda kommenteerida, et küsimus on ka, et mida me selle kvaliteetse ja haridusliku all mõistame. Sest jällegi kogumispäevik, ma loodan, et mõni teist vähemalt saalis viibijatest on selle Facebooki grupiga kuidagi kokku puutunud, et kui me olime aasta aega seal rahatarkuse teemadel tegelikult erinevaid elustiili teemasid puudutanud, läbi mille siis ka rahatarkust kasvatanud ja tegelikult
justkui kuivadest ja rasketest teemadest rääkinud, et siis ikkagi aeg-ajalt ma sain neid küsimusi, et kaua te nüüd seal nendest kirbuturgudest ja hoiupõrsastest räägite, et äkki hakkaks nagu juba toodetest rääkima, et jõuame nüüd nagu asja juurde. Et aga tegelikult ongi, ma arvan, nagu see definitsioon, et mis asi on kvaliteetne ja hariduslik, et kas me saame sellest ühtemoodi aru ja justkui pangale tundub, et on ka väga raske siin mõjuisikut leida, et meil õnnestus see väga hästi, aga ta ei olnud sugugi mingisugune finantsblogija antud juhul, vaid elustiiliblogija, keskmine Eesti ema. Aga äärmiselt intelligentne. Aga äärmiselt intelligentne ja tõepoolest jälle tema ülesleidmine, see on jälle vedamine oma ette. Ta oli ka päris ilus, et pole ime, et mitmekordne ema oli. No jah, mis ma oskan öelda. Okei, lähme edasi. Tundub, et Ott Kiivikas reklaamib pea kõike. Kui nõutud ta suunamudijana on? Ise pole kunagi tema peale suunamudijana mõelnud. Ta üldendus minu arust mudib suuna oma toodetele, oma ettevõtetele, oma teenustele. Ta on lihtsalt väga ettevõtlik. Ta on jah see näide sellest, mis ma enne mainisin ka, et muidugi nendes toodete valdkondades on ka influencereid, aga ta tegi seda lähenemist, kus ta tegi ennast influenceriks või ta juba oli ja siis ta kasutas seda ära nagu. Meil minu arust ei ole temaga diil olnud. Rahakrat, kes sinu suunda on ta mudinud, et siin fitness-huvilised mõlemad? No muidugi, kui siis ikka toore jõuga. Kui muidu ei saa, siis toore jõuga, see kehtib ka sinu puhul? Jaa. Okei, Rahakrat, kas on mingi spetsmoment või postitus, mis tõi äkiliselt hüppelise edu? On see hüppeline edu saabunud esiteks? No hüppeline edu ongi võib-olla see, et ma esimesed aastaga kirjutasin endale ja siis nüüd 4. aasta poole pealt, kui tuli üks suur esinemine Äripäevaga, siis varem mul oli umbes 10 000 lugeja juures, nüüd peale seda oli 20 000 juures. See on see, mida ma kohe nagu nägin statistikas. Kas võib öelda, et sa oled nüüd, sinust on saanud blogimaailma Nublu? Aga mis sa naerad? See on nii tõsi lihtsalt, sorry. No, kui naistele meeldib, siis võib öelda. Aga kuidas sa suhtuksid nüüd sellesse, kui mõni meediakanal, nii nagu Nubluga nüüd juhtus siin mõni aeg tagasi, kus tema siis identiteet paljastati, et kui keegi tooks päevavalgele nüüd sinu siis, ütleme, eraisiku identiteedi, et... Ma ei tea, mis see annab, aga no ju me lähme Otiga külla, siis vaatame, kes välja kaevas selle. Okei. Aga kas on üritatud seda kuidagi juba kuskilt välja kaevata ka, et mida suuremaks kasvab sinu tuntus, siis tõenäoliselt seda suurem on see huvi nende klikkide abil see päevavalgele tuua? No ikka on, aga ma jätan niisugust tähelepanut, et see ei kõiguta mind, et ma ütlengi, et suurte laevadega kaasneb alati kajakate kisa, et see, mida väike puru kuskil teeb, las siis teevad. Okei, aga kell on nüüd saanud 2, kas me võtame siit veel viimased 2 küsimust, mis siin noogutavad, jah? Kui ma tahan saada influenceriks, mis on see maagiline valem? Kairi võib-olla on siin Rahakrati kõrval olnud ise kõige lähemal sellele ja ise tegelikult ka YouTube'is ju tegutsenud, et... Ma arvan, et kõige lihtsam valem, eriti tänases maailmas, on autentsus. Ja teine asi, kui sa tõepoolest tahad seda kiiresti saavutada, siis on platvormi tundmine. Et sa saad aru, kuidas platvorm töötab ja mis asju sa seal tegema pead. Kuidas Rahakrat sinuga? Mis on valem? No mina saan siit selle mudija poolt rääkida, et tee seda asja, mida sa tead. Et mina olingi 4 aastat tagasi vaene ja otsustasin saada oligarhiks ja ma ei teadnud siis, kuidas see käib. Aga nüüd ma näitangi, kuidas see käib, et see, kui keegi tahab koostööd teha, see on okei, aga ma ei tee seda üldse mitte selle pärast. Tee lihtsalt enda asja hästi. Jah, tundubki, et sa ei pea seda tegema mitte selle pärast, et saada influenceriks, vaid tee seda, mis sulle meeldib ja siis... Ole nagu õigus seltskonnas, et viska mingeid vihjed veel, et mu jalanumber näiteks on 44, et kunagi ei teha, kuhu see jutt jõuda võid, eks ole? Okei, ja nüüd veel viimane küsimus, kuritarvitame veel hetk aega. Miks te ei räägi koostöö tellijast ja sellest, et koostöö edu sõltub sellest, et bränd teab, mida ta tahab saavutada? Kvaliteet algab tellija kvaliteedist. Eks ma otsapidi üritasime seda siin kiirelt puudutada ka, et kuidas need eesmärgid ja asjad alguses kokku leppida. Et aga tihtipeale jah, ma arvan, see on hästi õigustatud küsimus, et jällegi, kes ei ole influenceritega töötanud, see on üles, et sa pead teadma, mida sa tahad, et kui sa ei tea, mida sa tahad, sa ei tea, mis su eesmärgid on, siis see on see sama, mis ma enne rääkisin, et võtad haamri tagurpidi kätte ja hakkad seda naela sisse taguma ja siis ütled, et halb haamer. Aga viga on jah, kuidas seda nagu siis teha.
et peab teadma, mis on nagu eesmärk. aga kust sa neid teadmisi saada? Siit täna lava pealt ei saanud, nagu ma aru saan. See on igaühe individuaalne, mida ta saavutada üritab, soovid rohkem müüki saada, soovid brändi tuntust tõsta, tahad lihtsalt võib-olla follower'e juurde saada brändi kontole, et see täiesti oleneb sellest, mis mingisuguse tegevuse eesmärk on. aga ma arvan, et seda ongi hea kokkuvõtte sellega, et enne kui influencerit otsima, värbama, temaga koostööd alustama hakata, siis küsi küsimus, miks ja mida sa tahad saavutada, jah? ja hari ennast ja vii ennast kurssi.